Vaatame raudteeaastale tagasi ning just aasta esimesele poolele. Lootused olid kõrged, et raudtee ristini tuleb ja läheb ehituseks. Ühtäkki tuli ootamatu uudis. Eesti Vabariigi valitsus võttis Turba-Risti raudteelt mõned päevad enne ehituse algust rahad ära. Millised olid teie arvamused sellel hetkel? No ma arvan, et võib-olla minu arvamus ei olegi nii tähtis, et tähtis on see, et mida ma kuulsin inimeste käest, kes Haapsalu raudteed väga oodanud on, eelkõige Läänemaa inimesed. Ja selles osas arvamused on kõik ühte auku olnud, eks ju. Küsimus on nagu paljuski selles, et kas need lubadused, mis legitiimne Eesti Vabariigi valitsus inimestele annab, et kas need peavad või ei pea. Ja kui me vaatame nagu seda 2022 aastat nagu terves kontekstis, eks ju, et me peame riigina väga oluliseks, et lubadused, mida me anname eelkõige Euroopa Liidu suunas või käesoleval aastal ka Ukraina suunas, et need peaksid, need oleksid olulised, tegelikult minu meelest täpselt samamoodi oluline on, et kui legitiimne valitsus on otsustanud, et raudteeehitusega minnakse edasi, nähakse ette vahendid selleks, et siis tegelikult tuleb sellega edasi minna. Nüüd, kui vaadata selle valitsuse otsuse peale, siis tegelikult ma täpsustan, et rahad küll võeti ära, aga seda otsust, et raudteed ei tule, seda ei tehtud. Näiteks üks, jällegi ma ütleksin väga selge märk usaldusest riigi ja valitsuse vastu oli ka see, et ma kuulsin, et on vähemalt üks inimene, kes selle info peale, et raudteeehitus hakkab peale, juba soetas endale kinnisvara ja kodu Ristile, eks ju, sest ta oli sellega arvestanud, et tal on väga hea ühendus Tallinna piirkonnaga, ükskõik, kas ta oli siis tal tööl või on ta seotud mingisuguste muude teemadega. Et kõik need, kes nüüd vaatasid lootusrikkalt, et Läänemaa võiks olla elukeskkond, elupiirkond, kas sellepärast, et on juured Läänemaal ja soov tagasi tulla või sellepärast, et Läänemaa ongi tegelikult väga kena elukeskkond või ka puhtalt majanduslikust vaatest, et kinnisvara hinnad paraku Eesti suurlinnades on ikkagi pead pööritavad kõrged ja kui sa vaatad pereinimesena, noore pereinimesena, et kus leida endale taskukohane elamispind, et sa pead vaatama täna väga selgelt suurlinnadest välja. Enne antud otsust oli Eesti raudteel Turba-Risti raudteelõigu projekteerimine ajagraafikus ning ka projekti maksumus jäi eelarve piiridesse. Miks teie arvates selline otsus tehti? Jah, et projekteerimine selles mõttes, kuni Turbani sai tehtud, eks ju, käesoleva aasta kevade seisuga ehitusluba oli ilusti olemas, mille peale sai siis ka ehitushanke teha ja kui 2021. aastal Eesti Raudtee kiituseks tuleb öelda, et Eesti Raudtee on Läänemaa kogukonnaga väga arvestanud, et on olnud väga tihe koostöö tervikuna, eks ju. Et kui me seda eelarvet koos nagu vaatasime tegime, siis 34 miljonit eurot, mis on nagu ka läbi käinud meediast, et seal sai selles mõttes arvestatud kõiki võimalikke töid ja see hanked, mis tehtud said, näitasid, et see eelarve oli realistlik. Et nüüd, mis see nagu takistuse pool tuli asja osas, ongi pigem nagu see, et ma ütleksin tegelikult selle info pealt, mis on meediast läbi käinud, mida otsuse tegijad, erinevad poliitikud on nagu välja toonud, et ühest küljest ma ütleks nagu seda, et paraku me kohtame vastandumist, et argumendid selle poole pealt, et tegelikult peaks hoopis tegema, kui me raudteest räägime, siis Tallinn-Tartut paremaks, sinna nii-öelda elekter peale, rohkem ronge, eks ju, sest et see on nagu rohkem kasutatav liin. Tegelikult, kui me vaatame Elroni andmeid, siis Elroni andmete järgi Tallinn-Turba liinil on rohkem reisijaid täna kui Tallinn-Tartu liinil, eks ju, ja on seda olnud nagu aastast aastasse, eks ju. Kui me nüüd seda Turbat saaksime pikendada veel Haapsalu poole, kas või Haapsaluni või Rohukülani välja, siis ilmselgelt oleks nagu reisijate arvult see suund kõige prioriteetsem Elronile, eks ju. Et vastandada nagu nüüd, ütleme, Lääne-Eestis elavaid inimesi siis mujal Eestis elavate inimestega, et minu meelest see ei ole nagu kõige õiglasem lähenemisviis, eks ju. Teise poole pealt on olnud nagu argumente selles osas, et väga palju asju on kallimaks läinud. Paradoksaalsel kombel, eks ju, nüüd Turba-Risti raudteeprojekt, eks ju, mille puhul kallinemist ei olnud, sest et eelarves oli juba ette nähtud, eks ju, et mingid tööd võivad
olla kallimad, eks ju. Suur osa töödest, mis on tehtud, on tegelikult tehtavad kohapealsete jõududega, et ei ole ka sellist nii-öelda suurt importi vaja, eks ju, et võib-olla tõepoolest ainult need raudteerööpad, eks ju, ja mõned sellised tehnoloogilised vidinad, et selles mõttes see projekt, mis on nagu eelarves ja ajakavas, et selle pealt peab hakkama nüüd neid projekte, mis ei ole eelarves või ka ajakavas päästma, et see tegelikult on nagu sõnumina olnud väga-väga segane. Eelmisel nädalal oli Läänemaa omavalitsusjuhtidel kohtumine majandus- ja taristuministriga, kus ka teie osalesite. Mis olid selle kohtumise põhilised teemad ja mis on need märksõnad, mis sellest kohtumisest raudteevaatest kõlama jäid? Sellel kohtumisel me andsime siis taaskord ülevaate, et kus me asjadega oleme, eks ju, ja mis me näeme, mis on nagu järgmised sammud, mida teha tuleb, ja võib-olla selline eelmiste juttudega juurde lisades, et olukorras, kus me oleme jälle taaskord riigiga selles situatsioonis, kus riigil ei ole vabu vahendeid, sest meil on päris mitu teemat, mis on meil akuutsed, eks ju, ja ka strateegilises vaates on teemasid, mis on samamoodi tähtsad nagu kui raudtee arendamine. Et siis ikkagi mõelda riigi tasandil selle poole peale, et mis on veel sellised rahastamis- või finantseerimismudelid, kuidas ikkagi saaks ehitada seda taristut, mille jaoks Euroopa Liidu vahendid ei jagu ja kus riigieelarve kas jääb väikeseks, eks ju, või siis on see nii pisku, et lihtsalt see ehitamine läheb nagu väga-väga pika aja peale, kui sellise mõne miljoni kaupa nagu raha leida, eks ju. Nii et loodame nagu selle poole peale, et me saame erinevaid lahendusi riigiga läbi arutada, et kuidas ikkagi leida see puuduolev raha, sest ühelt poolt, eks ju, nii-öelda riigi poolt leitud projekteerimisraha ja Eesti Raudtee poolt tehtud hangete tulemusena on, ütleme siis paberi peal või moodsal ajal, eks ju, siis arvutis raudtee ilusti olemas, et siin on kuni animatsioonideni välja, eks ju, erinevaid pilte tehtud, et need asjad jõuaksid ka reaalselt inimeste kasutusse, sest ütleme, rongidega mängimine on üks asi, aga rongidega sõitmine on nagu see asi, mis tegelikult toob selle väärtuse. Kui me nüüd räägime korraks valitsuse meelsusest Haapsalu raudtee vastu, siis sellel ajal, kui otsus tehti suvel, oli võimul Reformierakonna ainuvalitsus. Nüüd kuulub valitsuskoalitsiooni veel 2 erakonda, sotsid ja Isamaa. Kuidas on teie arvates praegune valitsus Haapsalu raudtee vastu meelestatud? Mina isiklikult ei ole nüüd suhelnud valitsusega kui institutsiooniga, eks ju, et vastutav minister on majandus- ja kommunikatsiooniminister ja temaga me oleme suhelnud, olen isiklikult suhelnud, tean, et Läänemaa juhid on suhelnud ja minister on väga positiivne. Tegelikult nüüd suurt konteksti vaadates, eks ju, kuulates ka ministri poolt, mis mured tal laual on, üleüldine hinnatõus, mis on igal pool on antud olukorras ka ütleme kütuse hinnatõusud läbi energeetika, sellest tulenevad dotatsioonisurved, eks ju, et tegelikult on see hetke olukord, see päästmine on olnud nagu väga-väga tähtis ja see on ka arusaadav. Mis on olnud nagu meie sõnum, millest me oleme kinni pidanud, on see, et need asjad, mis puudutavad projekteerimisi, ettevalmistamisi, et Haapsalu raudtee jaoks raha juurde vaja pole. Juuni keskpaigas me tegime intervjuu Eesti Raudtee ehitusdirektori Riho Vjatkiniga ning sellel hetkel oli neil selge plaan, et raudtee Ristini valmib 2024. aasta lõpuks. Nüüd ilmselgelt raudtee selleks ajaks ei valmi. Kas või kuidas edasi? Kas projekteerimistöödega vahepeal on edasi mindud? Jah, et kui projekteerimist hakata sellist tagumist poolest peale, et siis projekteerimisega on asjalood sellised, et õige pea siin nüüd lähikuude jooksul on projektid valmis kuni siis Lääne-Nigula ja Lääne-Nigula valla ja Haapsalu linna piirini, et nüüd see
viimane ots, mis puudutab Saunjat ja Ristit Lääne-Nigula vallas, on ka sisuliselt nagu lõppjärgus. See, mis puudutab nüüd Haapsalu linna, siis seal on projekteerimine jagatud 8 osaks, et üks on siis Haapsalu linna nii-öelda sealt Saunja poolsest otsast jaamahooneni ja teine on siis jaamahoonest Rohukülani. Et samamoodi siis Saunja Haapsalu vahel projekteerimistööd käivad, juba on olemas esimesed kokkulepped, millised lahendused tulevad, eks ju, et tõsi küll, see võtab kõik veel aega selleks, et päris valmis saab, aga kindlasti 2023. aastal on raudteeprojektid valmis kuni Haapsalu jaamahooneni. Ja see, mis puudutab nüüd Rohuküla suunda, siis selle käesoleva aasta jooksul on nii Haapsalu linna, Eesti Raudtee poolt, samamoodi ka Raudteemuuseumi poolt ja ka Rohuküla sadama poolt näiteks, eks ju, tehtud ära suur hulk sellist projekteerimise eelset projekteerimist või kavandamist. Ehk teiste sõnadega, et alati on võimalik projekteerimishange teha niimoodi, et sa teed selle hästi nagu avatud ja öelda, et projekteerija selgitab kõik asjad välja, mis tähendab, et reeglina asjad võtavad kauem aega ja eelarve on suurem. Teine variant on, et olla tellijana nagu väga hästi ettevalmistatud, ise võtta ja 9 korda mõõta ja 1 kord siis nagu lõigata. Et me oleme seda tööd teinud nüüd selle Rohuküla suunas ja nüüd suure tõenäosusega lähinädalate jooksul kuulutab Eesti Raudtee välja siis ka selle viimase lõigu projekteerimishanke. Nüüd, mis puudutab Haapsalu raudtee teemat, siis arusaadavalt ei ole olnud eesmärk, et meil oleks nagu Tallinn-Risti rong ja siis vaatame edasi. Et tegelikult me saame kõik suurepäraselt aru, et see kõige olulisem peatus, nüüd järgmine kõige olulisem peatus on ikkagi Haapsalu. Ühest küljest, et inimesed, kes Läänemaal elavad, saaksid Haapsallu, teiseks inimesed, kes elavad kas Haapsalus või Läänemaal, saaksid Tallinna suunda, on siis see Keila või Tallinnani välja. Et ma näen seda, et me täna peame töötama mitte Turba ristilõigu ehitamisega, vaid me peaksime töötama koheselt vähemalt Turba Haapsalu lõigu ehitamisega, et leida sellele rahastusmudel, panna see tervikuna tööle, sest tegelikult me räägime ainult ju 47 kilomeetrist, et raudteeehituslikult ei ole see suur nagu teema, eks ju, et projektid saavad valmis, leiame see rahastusmudeli, võimalik, et ka ühe suure hankega siis selle ehitaja ja saaks juba siis, kui on nagu teada, millal see hange tuleb, teha ka konkreetse plaani, et millal me saaksime avada rongiliikluse Haapsaluni. Aastalõpu intervjuu lõpetuseks. Mida võib tuua aasta 2023 Haapsalu raudteele? Kas võib tulla pausi aasta, arvestades, et tuleva aasta riigieelarves Haapsalu raudteele raha ei eraldatud? No tegelikult on see, et Haapsalu raudtee projekteerimiseks on rahad olemas, nagu ma varasemalt jõudsin öelda, et nende rahadega on otstarbekat ümber käidud, kõik jutud sellest, et Eestis läheb elu kallimaks, et palun nüüd peavad asjad üle vaatama, ei ole mõjutanud raudtee rahastamise, projekteerimise rahastamist. Ehk teiste sõnadega, et nende rahadega tullakse välja, tehakse projektid valmis kuni ehituslubadeni ja seda tööd jagub 2023. aastasse. Nüüd, kui vaadata sellise sammuna, et mis veel on võimalik ära teha, siis mainisin raadamist, et kindlasti Ristini saab selle ära teha nüüd juba selle talve jooksul, enne kui algab raierahu, eks ju. Ma näen seda, et olukorras, kus projekt kuni Lääne-Nigula valla ja Haapsalu linna piirini saab samamoodi siin nüüd lähikuudel valmis, et me saame aasta teises pooles rääkida siis ka nii-öelda raadamisest või potentsiaalsest raadamisest juba pikemas maates, eks ju, on nagu teema laual, millega tuleb kindlasti kokku puutud, mis hakkab aega võtma, mis võib vajadusel ka või tähendada ka täiendava ressursi leidmist, eks ju, et see on nüüd ka nii-öelda läbirääkimise koht eelkõige siis majandusministeeriumiga, aga võib-olla valitsusega tervikuna, et see raudtee peab tulema sirgem, kui ta on ajalooliselt olnud. Mis tähendab seda, et neid kõverikke on vaja õgvendada, see tähendab seda, et tuleb mingites kohtades minna eraomanike maale, mis tähendab, et riik peab leidma
kokkulepped, läbirääkimised, et see maa saada riigi omandisse ja siis selle maa peale juba projekti kohaselt raudteed hakata nägema ette, eks ju. Et need protseduurid maa omandamiseks kindlasti võtavad aega. See kindlasti, nagu ma öeldud, võib tähendada ka nagu täiendavaid kulusid, aga need on asjad, millega 2023. aastal saab kindlasti nagu edasi liikuda.